Kambja koondislane Jan Kuubat Seesai, kes siis Eesti Jalgpalliliidule antud väikeses sellises mängueelses intervjuus ütles sellised päris omapärased sõnad ehk, et ma ei usu, et meil võitmisega probleeme tekib. Hetkel on meie tugevaim konkurent Levadia, nii et Seesai siis, ütleme nii, et tavaliselt need mängueelsed Jalgpalliliidule antud sellised väikesed intervjuud või mõtted mängijate poolt on suhteliselt sellised, pigem ütleme sellised ilma nurkadeta ehk et rõhutatakse pigem seda alati, et mäng peaks olema võrdne, aga üritame anda endast parima ja eks siis vaatame, mis välja tuleb, aga jah, Seesai siis hoopistükkis nõndaviisi ütles, elame näeme, see selleks, et Kiita Baranovic senderdus, Šišov lööb palli puhtaks, aga Van der Steegil kas võimalus ka peale lüüa, ei lähe siiski veel löögile natuke kauge oli, nüüd on pall vasaku jala peal, lööb vasaku jalaga ja sugugi mitte palju väravast möödaga, Vitali Teelest vist küll kontrollis seda lööki, aga selge on see, et kindlasti ka Flora mängijad peavad, Nõmme Kalju mängijad peavad sellega arvestama ja sellega aga Kallaste kindlalt ka selles suhtes võidujooksu võitis ehk et Alliku pidi juba mängima jällegi risti suunas, mitte edasi suunas, aga nüüd väga hästi läheb Luigend ja siit kas tuleb kollane kaart, mis on siis ka punane kaart. Tõepoolest, väga lühikese aja jooksul saab siis Tanel Melts 2 kollast kaarti selles mängus põhimõtteliselt 3 minuti jooksul ja tähendab see siis seda, et on jäänud kohtumise 35. minutil Nõmme Kalju ühemehelisse vähemusse, nii et 2 viga, Tanel Meltsilt 2 kollast kaarti, kokku punane ja nüüd on Nõmme Kaljul seis juba suhteliselt hapu võitu selles plaanis, et terve teine poolaeg, aga veel ka esimest poolaega 10 minutit tuleb mängida ühemehelises vähemuses. Nüüd leiab Jürgenson post aga ei saa sööta Baranovile, leiab aga Van der Streegi, kelle tugev pealelöök läheb napilt üle värava põiklati, nii et põhimõtteliselt siis 43. minutil mängu esimene selline või mängu senise käigu ilmselt parim võimalus, keegi tundus et pigem oleks post üritanud leida seda varianti, et sööta paremale Baranovile, aga tema õnneks seal oli hoopistükkis olemas ka Van der Streek, aga pooleks pall Florale jääb ning taas algatatakse rünnakut läbi keskväljaku. Luigend Jürgensonilt senderdus karistusalasse, seal on mitmeid Flora mängijaid. Frolovil on vastas Toomet, pall tagasi Baranovile, senderdus tuleb ja Alliku ja 1-0 mängu 65. minutil. Rauno Alliku lööb palli peaga Vitali Teelesi selja taha ja ühemehelise ülekaalu, mis on siis Floral olnud juba 35. minutist alates, on nüüd lõpuks kodumeeskond tänases mängus FC Flora ära kasutanud. Alliku on ka just üks neid mehi, keda ka hooaja eel meeskonna peatreener Marko Leelov rõhutas, et kelle sellist avanemist või kelle väravaid ta ootaks ja praegu siis tõesti Alliku suutis ennetada Alo Pärlenklubi ennast ja kuigi Teeles sai seal veel käed vahele, siis löök oli ikkagi nii piisavalt värava eest, sest suurt kaotust kindlasti ei oleks ju ka piinlik saada, aga samal ajal Flora ründamas on, Frolov leiab Prosal võimalus, Prosa veel omakorda postile üritas seda söötu lükata nüüd natuke liiga peeneks, ajas Flora selle asja, ehk et täpsemalt Albert Prosa ajas selle olukorra natukene liiga keeruliseks ära kätte, et muidugi jah, see esimene puude viis ta natuke liiga terava nurga alla ja peal on kohtuniku üleaeg või üleminutit ka teatavaks tehtud, siis neid on siis 3 üleminutit ja nüüd on võimalus vasturünnak Floral ehitada Frolov ja läheb ise vasaku jalaga peale löögile, aga kihutab selle palli üle värava. Siin ei ole ju midagi hoida Nõmme Kaljul, aga siiski Teeles jääb oma väravat kaitsma, senderdus on selline madal, pehme, mehi kukub nagu loogu, aga kohtuniku otsus on see, et tehakse seal Meeritsa vastu viga, ei ole seal Meeritsa nüüd väga palju mõtet ka väljakule pikali jääda, sest kui saaks nüüd Flora selle palli mängu panna, siis on mäng lõppenud, ei, siiski ka Kristo Tohver ei hakka siin mingisuguseid liiga keerulisi otsuseid vastu võtma. Otsus on see, et kõlab kohtumise lõpuvile ning näeme siin siis suures plaanis Rauno Allikut, kelle 65. minutil peaga löödud väravast FC Flora 1-0 raske, aga väga magusa võidu Nõmme Kalju üle võtab